Ma olen kolinud tagasi Soome, et minna päris tööle. Minu esimene tööpäev tagasi päris tööl algas hommikul kella 6 äratusega, väike breki ja minek. Väike kitsake ka tee peal, oi kui tore, siin maalike näeb loomi ka. Nimelt olen ma tööl tomati istanduses kasvuhoones. Hetkel on minu töö ülesandeks istutada tomatitaimi, sellepärast et tomatihooaeg läheb jälle käima. Kõigepealt me pidime need tomatitaimed vastu võtma ja siis mööda vahesid ära paigutama, pärast oleks lihtsam võtta ja istutama hakata. Ma nägin ühe enda kohta tehtud Delfi artikli all kommentaari, et parem oleks, kui see Sydney ikkagi ei hakkaks täiskohaga sisuloojaks. Ma mõtlesin, tead, sul on täiesti õigus. Inimene peab ikkagi päris tööd tegema, nii et ma tulin päris tööle Soome tomateid istutama. Kasvuhoones on praegu 32 kraadi vist. Suvi! Kuna meil tööpäev algas vara, siis see ka lõppes vara. Kella 3 tulime töölt ära ja mina otsustasin tulla meie kodulinna kõrvallinna. Täna teenitud raha laiaks lööma. Lähen ostan endale ühe iced coffee ja siis lähen vaatan Normalisse ja lähen vaatan ühte suuremasse toidupoodi. Kas äkki on mingeid huvitavaid uusi vegan asju tulnud? Lihtsalt valge tüdruk Soomes. Vahikrõpsuletti. Need on ka bänger krõpsud. Ja need on ka bänger krõpsud. Mul tegelikult oli suurejooneline plaan minna kas Subwaysse või Mac'i, aga ma ostsin endale paki krõpsu. Võib-olla ma peaks sööma okeid süüa, mitte McDonaldsit või Subway'd või siiski. Ma ei osta endale täna Mac'i. Küll ma jõuan veel. Täidats normal hauli. Kõige parem juukselakk. Mul on juukselakk just vaja. Täpselt on vaja, jah? Jah, ma tegin just kihada. Sama, aga väiksem ka. Kõige paremat vaseliini ever. See on nii halb. See oli odav. Best Sabrina Carpenter lõhn. Aga see on nagu body spray versioon, nii et oli odavam. See pandakse peale duši ju. Nagu keha peale ja siis sul see ära kuivab, su keha nagu lõhnab selle. Siin just ära mingi spray. Suures ma käisin seal Normalis ja iga asi oli põhimõtteliselt mingi siit Taivisele saigi. Oota, mul on juuksed kinni, mul ei ole vaja. Mul on juuksed kinni. Boosting styling mist. Ei ole vaja seda. On, ega ma niisamas seal Normalis ja käin mingi ühe näomaski. Läbipaistvaid punniplaastreid ja siis siukseid punniplaastreid, kus on tähekesi ja kuukesi. Üks mulle ja teine ka mulle. See oli minu normal haul. Oi, aitäh. Sul ei ole siit midagi vaja. Teeme selle krõpsu teistest ja ma tahtsin seda juba autos teha, aga ma teadsin, et kui ma seda autos teen, siis mu käsi ainult käib seal sees. Mida lõhnab nagu tavaline krõps. Nii random. See on suht maitsetu. Selles mõttes, et krõps on krõps ja krõpsud ma söön alati ära, aga ta on natuke maitsetu. No, flop. Vaadake, kui palju tehtud tööd. See siin on veel istutamata. Mina olen seal taga omadega. Muidu vaadake, kui suur töö on juba tehtud. Saime tehtud meie istutatud tomatid kõik siin. Jee! Eile ma kuulasin istutamise kõrvale Michael Jacksonit. 7 albumit kuulasin kokku ära. Ja täna ma kuulan Beyoncé'd. Tööpäev on läbi, ma viisin Taivi just linna peale ja ma tulin järjekordsesse poodi. Vaadake, kui palju muumikruuse.
kui ma oleks nagu ülejäänud soomlane ja ma neid koguks, siis see oleks kindlasti mu kogus olemas. Ma kunagi sõin kogu aeg seda Itaalia pada. Iga päev sõin seda ja nüüd ma olen seda hiljem proovinud ja ma ei kannata seda süüa, see oli üldse hea. Lidli enda toode. Crunchy hazelnuts. Kui me Ameerikas käisime ja crumble cookiesid sõime, siis mu õed ütlesid, et crumble cookie maitseb nagu Lidli šokolaadiküpsist. Ja Eestis ma ei ole neid näinud. Siin oli. On küll jah. Maitse on täpselt nagu crumble cookie see chocolate chip oma. See maksis 99 senti. Üks crumble cookie oli mingi $4. Mued ei valeta, nad rääkisid tõde selle küpsise kohta. We literally have crumble cookie at home. Saime selle suure majaga tehtud. 2 päeva ja ta on. Terve see video on ainult, kas mina tomateid istutamas või mina poodi minamas. Täna on esmaspäev ja mul on vaba päev. Nädalavahetusega saime kõik tomatid istutatud, mis taimed praegu nagu kohal on. Mõni päev on vaba, kuni uued taimed tulevad. Kuna mul on täna free day, siis ma võtan väikse sõidu ette. Tankisin autod just ja neid kütuse hindu vaadates mõtlesin, et oh my god, suurepärane on see, et mul ei ole endal autot. Ma ei pea kütust maksma. Täna ma normalisse ei lähe, seal on mul käidud. Küll aga väikse jääkohvilaksu teen ma kindlasti. Subwaysse lähen ma ka kindlasti. Mitte ainult ei pannuta seda teaselt ääreni täis. Nii tore. Ma laadisin endale Espresso House appi ja seal oli kupong, et sa saad joogi -50%. Ja ma sain 3 euro eest selle. 3 euro eest lausa maitse-elamus. Pealda piiru. See on tegelikult päris õudne, mida kõike ma endale kogu aeg kokku ostan. Õnneks on suveni veel natuke aega. Kui ma nüüd koju tagasi lähen, siis ma pean lokk kinnima. Ainult kalorid defitsiidis, retsilt trenni, et siis suveks olen skinny legend. Aga praegu Soomes õhtusöögiks krõps. Õudne, lähme nüüd koju tagasi. Ma oma viimaseid päevi tööl ei filminudki ja Soomes vaba aega ma kasutasin ainult poodides käimiseks, mida te nägite siin juba piisavalt. Nii et tõmbame otsad kokku. Outrona näete mind laulmas Huntrix Goldenit. Nautige ja näeme järgmises videos. I was a ghost, I was alone.